No nii, tere, kallid kuulajad, kallid kauplejad. Aeg on käes, webinar hakkab pihta. Tänane teema on siis USA presidendivalimised ja kuidas nad mõjutavad Forex turgu ja indeksiturgu ka. Et juttu tuleb sellest ja alustame siis sellest, et hetkel siis meil on juba kampaania peaaegu lõppemas, on alanud see viimane etapp, kus on Trump versus Clinton telekas juba ja nendele esitakse küsimusi ja siis nad vastavad ja siis rahvas vaatab, kes talle meeldib ja kes mitte eriti meeldib ja kelle poolt nad siis hakkavad hääletama 8. novembril. Nii, aga meie alustame sellest, et liigume järgmisele slaidile ja siin on meil kõige suuremad faktorid, mis mõjutavad nii Forex turgu kui ka indeksiturgu. Ja mina räägin lahti need kõik 4 faktorid praegu teile. Ja siis esimene on siis see presidendi valimistsükkel ja mida mõeldakse selle all. Ehk siis enne valimist ja pärast valimist on 2 suurt erinevat aega turul. Ja optimism, millega investorid ja kauplejad lähevad kauplema, on samamoodi täitsa erinev. Ja tegelikult on olemas terve teooria, mida nimetatakse siis presidendi valimisteooriaks ja seda teooriat on kirjutanud UBS pank, kes tahab, see võib netis sellest natukene lugeda. Ja tegelikult sellest tööst võib võtta välja ainult ühe lause, et turg natukene nõrgeneb pärast seda, kui valimised on läbi. See on siis see põhimõte selle presidendi valimisteooria järgi. Ehk niimoodi see asi käib tegelikult. Ja seda lauset UBS tegi sellisel põhjusel, et ta vaatas läbi viimased 100 kauplemisaastat alates 1916 aasta. Ja samamoodi pärast valimisi esimesel ja teisel aastal eriti juhtuvad sellised lokaalsed korrektsioonid, miinimumid, aga mis on veel oluline, on see, et kui esimesel aastal indeksid natukene langevad ehk teevad korrektsiooni, siis juba presidendi esimese aasta lõpuks on nad tegelikult taastunud ja jällegi lähevad uutele maksimumitele. Selline on see statistika UBS-i poolt. Nii, teine punkt on siis valitud partei. Nagu me teame teiega, meil on Trump, kes on Respublika ja siis Clinton, kes on demokraatia partei poolt esitatud. Ja siin on sellised asjad, et on olemas samamoodi 100-aastane statistika, mis näitab meile ühte asja, et kui uut presidenti valitakse, siis S&P, näiteks Standard & Poor's 500, selline indeks, mille sees on 500 suurimat Ameerika firmat, kukub 2,8% pärast seda, kui valitakse uut presidenti. Aga nüüd, tähelepanu, juhul kui seda presidenti valitakse veel korra, ehk ta istub siis presidendina 8 aastat järjest, 4+4, siis tegelikult turul on rohkem juba sellist
jõudu ja usaldust sellesse presidenti ja tegelikult kui uuesti valitakse sama presidenti, siis tegelikult juba siis turg ja indeks S&P ja Dow Jones kasvavad 12,6% keskmiselt. Vot selline asi. Ehk siis kui meil oli viimati oli tegelikult niimoodi Clinton, Bush ja Obama, kõik neid valiti järjest 2 korda presidendiks. Ja see oli tegelikult väga positiivne efekt turule, sest mis see tõi endaga kaasa? See tõi endaga kaasa stabiilsust. Ehk siis juba teadi, mida presidendilt võiks oodata, milliseid sammu ta hakkab tegema, kuidas ta mõjutab oma otsustega majandust ja see kõik oli teada, seega rohkem kindlust ning rohkem investoreid sai investeerida oma rahad kas indeksitesse või siis valuutapaaridesse. Nii, tegelikult Dow Jonesil oli niimoodi. See statistika Dow Jonesil on natukene erinev S&P-ga selles mõttes, et kui näiteks presidendiks sai demokraatia poolt esitatud inimene, siis $1 investorid 4 aastaga keskmiselt said 82 senti kasumit oma investeeritud dollarist, aga kui presidendiks sai respublikamees, siis tegelikult investorid said viimase 100 aasta peale keskmiselt $1 44 senti, ehk siis peaaegu 2 korda vähem. Ehk siis Ameerika majandus tegelikult armastab demokraatia inimesi. Sellise järelduse võib teha ja seda ka võib leida ka netis. Nii, siis kolmas faktor on siis valimiste tulemus. Mida siit peab vaatama ja mida siit saab õppida, on see, et kui on teada ja investorid on juba kindlad, et võitja on selgunud ja või ta on ülekaalukalt eest oma vastaselt, siis juba turg tegelikult reageerib natukene erinevalt sellele, kui näiteks praegult keegi ei tea, kas Clinton või siis Trump võidavad. See, et tulemus on praegult sinna, ehk siis 50 Clintoni poole, 50 Trumpi poole ja Clintoni hetke terviseseis on samamoodi selline, et kas ta nüüd jätkab või ta ei jätka või mis temaga veel juhtub. Et see terviseseisund on nüüd selline, et kas demokraatlik partei siis võib-olla leiab talle kiiresti asendajad või Obama näiteks läheb 3. korda õnne proovima sinna, et keegi ei tea, aga Obama ju ameeriklastele juba ei meeldi, et tema otsused ei olnud eriti head ja nad näevad temas sellist nõrka poliitikut praegult. Vot, et siis valimiste tulemuse faktor on siis selline. Investorid reageerivad positiivselt ja investeerivad oma raha palju paremini, juhul kui on teada, keda valitakse. Hetkel me ei tea, siis mis see endaga kaasa toob, see endaga kaasa toob volatiilsust. Ehk siis üks päev võib tulla suur kasv, nagu see oli Brexitiga. Ma ei tea, kas keegi vaatas seda webinari või mitte, et kui ma rääkisin, et kui on kindlust, siis rahulik liikumine. Kui on selline sinna ebakindel situatsioon, olukord, siis kõik liigub palju kiiremini. Ja siin võib juhtuda sama lugu. Meil on siin jäänud 1 kuu ja 2 nädalat valimisteni ja praegult keegi veel ei tea, mis siin juhtuda võib. Seega te võib-olla näete järgmiste nädala jooksul sellist olukorda, kus indeksid kiiresti kasvavad,
USA dollar võib kiiresti tugevneda, siis kiiresti nõrgeneda. See kõik võib juhtuda sellepärast, et olukord on selline ebastabiilne, kindlat võitjat keegi ei tea ja see tasakaal võib muutuda päris kiiresti ja kui midagi on tasakaalust väljas, siis ka turg on väga selline närviline, haootiline ja liikumised on sellised, et sa ei suuda lihtsalt kiiresti nendele reageerida ja võib juhtuda selline halb olukord, kus 1-2 tunni jooksul, kui sa valid vale koguse kauplemiseks ja tehingu avamiseks, sul lihtsalt võib juhtuda selline olukord, kus su deposiit lihtsalt saab otsa. Selleks, et sellist asja ei juhtuks, minu selline väike soovitus on see oktoober, eriti alates teisest poolest oktoobrist. Kaubelge palun väga ettevaatlikult ja vähendage oma tehingu suuruseid, et teil oleks tagavara, kui juhtub mingisugune kiire liikumine ja mida keegi ei saa seletada teile, et miks see niimoodi just täna jookseb, kas ülesse või alla, et siin või mõlemasse poole võib see asi juhtuda. Nii, ja nüüd 4. punkt on võib-olla siis kõige selline suurem faktor, mis on valimistel, et see majanduse pärandus, et näiteks hetkel Obama annab üle järgmisele presidendile majanduse, mille seis on hetkel päris okei. Tööturg on stabiilne, palgatakse keskmiselt 200 000 inimest tööle iga kuu. Töötuturg on siis 4,9–5,0% ehk väga madalas kohas. Ja järgmine, kes saab endale sellise majanduse, võib olla tegelikult natukene rõõmsa meelega, aga ta peab ikkagi samamoodi olema ettevaatlik, et olukord võib kiiresti muutuda. Nii, näiteks kui Obama sai presidendiks, siis talle üle anti väga halva päranduse. Kõik me teame, mis oli, tookord oli masu ja kõik indeksid ja euro, USA paar naelust, kõik jeen sai tugevamaks, dollar kasvas, kõik jooksid dollarisse ja jeeni. Ehk siis need olid 2 valuutat nagu safe haven ehk nad siis nende väärtus ikkagi kasvas võrreldes teistega ja kõik investorid jooksid tagasi dollaritesse. Nii, ja nüüd, kui Obama sai endale seda kätte, siis Dow Jonesi indeks oli 8000 peal. Siis Obama, kui sai presidendiks, siis ta kohe alguses kirjutas väga hea akti, allkirjastas, ehk siis Ameerika majanduse taastumise akt ja vastupanek sellele suurele retsessioonile. Ja siis samamoodi võttis vastu uued seadused ja nüüd, kui ta nüüd lõpetab oma presidendi aja, siis hetkel Dow Jones on meil 18 000 peal. Aga kui me neid hoolega vaatame, siis millest ma rääkisin 5 minutit tagasi. Ebakindel situatsioon ja nüüd juba viimased 5–6 kuud on tegelikult Dow Jonesi indeks tegelikult ühe sama koha peal. Ta on seal 18 000 millegiga, ta ei kasva ega lange. Ehk siis praegult võibki juhtuda selline olukord, kus ta päev kukub, päev kasvab ja me mängitakse siin kassi ja hiirt. Meil on selle olukorraga kauplemine väga raskelt hakkab minema ja ei soovita siis hetkel seda indeksit kasutada. Järgmine asi, millega võiks opereerida, on selline asi, kui nüüd
Trump ja Clinton praegult just käib see TV selline sõda, kus nad seisavad teineteisele vastas ja räägivad seal vastavad küsimustele, majanduse küsimustele, migratsioon, populatsioon, see Süüria asi, kõik see asjad, aga investorid, mida vaatavad? Nad vaatavad majanduse küsimusi ja on vaja aru saada, milliseid lubadusi ütleb Trump ja mida ütleb Clinton. Ja seda kõik investorid jätavad meelde ja just esimesel aastal, miks tegelikult indeksid ja võib-olla mingid valuutapaarid käivad teistpidi võrreldes põhisuunaga. Sellepärast, et investorid tahavad saada kinnitust nendele lausetele, mida lubas president. Ehk näiteks Trump võidab ja enne oma võitu näiteks täna ütleb, ma luban teile, et inflatsioon minu presidendi ajal on alati 2 või 2-3% vahel ja investorid hakkavad seda hoolikult vaatama ja kui seda ei juhtu, siis dollar natukene nõrgeneb, sest see lubadus ei ole õige ja see ei meeldi investoritele. Ehk siis see ongi selline oluline asi ja kui nüüd näiteks 4 aasta pärast sama Trump seal olles presidendina võidab endale veel 4 aastat presidendi toolis, siis tegelikult investorid on juba palju rahulikumad ja nad teavad, kuhu võiks investeerida, millest võib rääkida see olemasolev president ja selliseid volatiilsus ei eksisteeri. Ja mis tegelikult on vaja ameeriklastel, on see, et turg oleks stabiilne ja kõik oleksid rahul. Nii kui on olukord, kus stabiilsus kaob ja tuleb selline kaos, see ei meeldi ameeriklaste mitte kuidagi moodi. Seega nad panevad kõik mängu selleks, et stabiilsus oleks alati kohal. Nii, läheme edasi. Siin, mis ma tegin sellist asja. Siin ma võtsin välja teile sellise 30-aastase väljavõtte Dow Jonesi indeksi kohta ja panin märku. Ehk siis enne seda oli siis Bush vanem ja nüüd on siis alates siis jaanuar 1993 Bill Clintoni ajad. 8 aastat, kui ta oli rollis ja me teame, et just need olid sellised kuldsed ajad Ameerika majanduses, kus kasvas Dow Jones indeks, S&P indeks, kõik indeksid kasvasid ja Ameerika dollar samamoodi kasvas ja üks hetk, kui oli veel kroonide aeg, siis $1 eest sai 18 Eesti krooni ehk ta oli väga kallis ja juhtuski niimoodi, et ta võttis vastu head seadused ja kuidas ta võitis oma presidendi kampaania versus Bush vanem. Ta lihtsalt ütles, see oli kuldne lause, see on majandus, ja siin on selline stupid sõna kasutatud, ehk siis samamoodi see on see kuulus selline fraas, millega tegelikult Clinton võitis, ehk siis tema lõi sellised uued töökohad, aga Bush üldse sellest mitte midagi ei maininud ja otse loomulikult rahvale meeldib, kui kandidaat loob uusi töökohti ja võtab vastu head seadused. Seega turg reageeris väga positiivselt sellele ja kui ta astus presidendiks, siis oli Dow Jonesi indeks 3305 ja kui ta lõpetas, siis oli see 7900 ehk siis peaaegu 2,5 kordistus turuväärtus ja aktsiate väärtus Clintoni ajal.
Siis, kui Bush hakkas pihta, tema ajal kohe tuli korrektsioon, nagu siin oligi mainitud minul, et kui uueks presidendiks saab üldse teine inimene ja teisest parteist, siis mis teevad investorid? Nad panevad kinni mõneks ajaks oma positsioonid ja vaatavad, mis saab edasi. Ehk siis esimene-teine aasta siin oligi niimoodi, jaanuar 01 kuni 2002 selle keskaasta oli väike selline korrektsiooniline laine. Siis kõik nägid, et tegelikult Bush on päris normaalne, hea president ja samamoodi siis hakkasid jällegi investeerima oma rahad ja alguses turg kasvas kuni siin 13 500. No ja siis juhtus subprime kriis Ameerikas alates Lehman Brothers ja mis siis juhtus? Mull sai otsa ja kõik langes siia 7,5 peale ja Obama võttis vastu 8000 peale seda Dow Jones indeksit ehk siin see Bushi ajal tegelikult aktsiad ja indeksid kasvasid, aga lõpuks tuli ka langus. Ja siis juba Obama võttis üle ja 8000 pealt tõi seda indeksit kuni 18 000 peale. Aga me vaatame, see tegelikult siin ongi viimased kuud ühel samal numbril, siin 18 100, 17 800, 18 100. See number nüüd siin seisab ja arvatavasti jääb seisma kuni valimisteni, aga olge ettevaatlikult. 8. novembril on see valimine. Aga 9. novembril veel mitte midagi ei muutu, sest Obama annab üle oma presidentsust jaanuarikuus. Ja alles jaanuarist uus president, Trump, Clinton, vahet pole kes, jätkavad presidendina. Ehk siis sealt 9. novembrist kuni see jaanuar keskkuu. Ja siis tegelikult veel jätkab Obama ja veel turg ei hakka mitte midagi tegema. Turg hakkab tegema alates siis jaanuar-veebruar. Siis nad vaatavad, millised on esimesed sammud uuel presidendil ja kas see meeldib neile või ei meeldi. Sellest nad kohe annavad teada, sest kui meeldib, siis langust ei toimu, siis arvatavasti läheb edasi kõik kasvama ja kui midagi läheb mitte nii, nagu nad plaanisid investorid, siis kõik muutub, siis indeksid teevad väikse korrektsiooni ja alles siis vist hakkavad kasvama edasi. Nii. Ja nüüd vaadake, et pärast valimist, nagu ma rääkisin, esimene aasta tuli langus, selline langus ja siis Obama sai seal just masu kõige all seal masu ajal ja seda päranduse endale sellise halva, aga alguses ta oli hea poliitik, ta meeldis kõikidele ameeriklastele, aga lõpuks teda nimetatakse nüüd lame duck ehk siis lahkuvaks presidendiks teda nimetatakse praegu. Ja ta on hetkel ameeriklaste silmas natukene nõrk. Nii, nüüd vaatame, kuidas tegelikult Euroust indeksitega on praegult kõik. Et vaatame, kuidas Euroust endas näitas. Et vaatame, siis ma rääkisin teile, et kui oli Clintoni ajad, veel eurot ei eksisteerinud, ta oli veel selline füüsiline ja kõik me mäletame, ta oli väga kallis, ehk siis ta oli 0,8 ehk siis $1 andis meile 1,2 eurot või $0,8 eest võis saada €1. Hetke olukord on siis selline, kus €1 eest saab $1,1. Ja tegelikult mida siin saab, mis järelduse saab siit teha? Kui me vaatame, Clinton ja Obama on mõlemad demokraatlikud ja
demokraatlikute ajal dollar kasvas euro vastu. Ehk siis, kui see oli Clintoni aeg, siis ta kasvas 80% 8 aasta jooksul. 1,40 pealt kuni 0,8 peale. Kui see Obama sai endale seda, Obama sai selle päranduse 1,4 peal. No siis turg siin mängis edasi tagasi, see oli see masuaeg. Nii kui see lõppes ära ja majandus hakkas parenema, siis dollar hakkas jällegi kasvama. Okei, siin on veel selline asi, et Euroopas on hetkel oma probleemid, aga ikkagi võib teha väikse järelduse, kui demokraatlik inimene on presidendina Ameerikas, siis võib oodata pikas perspektiivis USA dollari tugevnemist. Ja kui tuleb Respublika parteist inimene, siis see tähendaks dollari nõrgenemist. Aga siin on üks suur aga. Tegelikult, mis oli siin Bushi ajal 2001 kuni 2009 aasta? Seda peab tegelikult meeles pidama. Okei, alguses me tegime sellise järelduse, et demokraatlik inimene toob meile dollari kasvast tugevnemist ja teistpidi, kui on Respublika mees. Nii, aga tegelikult, mis siin juhtus? Miks Bushi ajal dollar langes? See päris mitu põhjust. Esimene põhjus on see, et majandus igal pool maailmas oli tegelikult heas olukorras ja intressimäär oli Euroopas kõrgem kui Ameerikas ja tol ajal mängiti päris palju selle intressimäära korrelatsioonis, et kui ühel riigil oli see kõrgem kui teises riigis, siis investorid jooksid sinna, kus oli intressimäär palju kõrgem. Ehk siis kuna 80% rahast maailmas on USA dollarid, siis kõik tahtsid oma USA dollarit müüa. Ja 8 aastaga tegelikult USA dollar nõrgenes 2 korda. Ehk oli 0,8 ja siis tipus ta oli 1,6. Selline lugu oli USA dollariga. Noh, tagant vaadates jah, väga ilus, aga mida nüüd oodata pärast valimisi, et kuhu see asi nüüd läheb? Siin tegelikult peab sihile võtma järgmised asjad. Ehk siis, mida me peame nüüd hoolikult jälgima? Okei, väike mõju euro-ustpaarile, jah, demokraatia või kas Clinton või Trump, nad võivad midagi selle kursiga teha. Aga nad samamoodi sõltuvad järgmistest asjadest. Ehk siis Fed Reserve'ist, mida teeb Fed Reserve, kas ta nüüd jätkab huvitava retoorikaga, kus üks kuu jälle räägib intressimäära tõstest ja siis nagu septembris see oli, siis mingit tõstet tegelikult ei tule. See on väga huvitav mäng siin. Samamoodi vaadatakse, kuidas hakkab nüüd Inglismaa majandus vastu saama sellele Brexitile, mis nad otsustasid teha. Kuidas olukord migratsiooniga laheneb Euroopas. Et neid faktoreid on hetkel päris palju. Samamoodi nafta hinda jälgitakse väga põhjalikult. Nii et siin neid faktoreid on päris palju, mis võivad mõjutada seda euro-usti kurssi praegult. Ja presidendil on tegelikult natukene käed seotud, kuna alguses ta üldse peab saama sõbraks kongressiga ja samamoodi senat peab teda vastu võtma ehk parlament. Ja alles siis, kui president saab seal ja seal endale toetuse, alles siis hakkavad kõik need liikumised pihta. Ehk te peate väga hoolega jälgima just seda alates jaanuaris kuni veebruari lõpp, arvates siis esimene kuu on kõige olulisem kuu selleks, et aru saada, kas kõik jääb stabiilseks ja
läheb edaspidi samamoodi, nagu see oli eelmise presidendi lõpus, või siis midagi hakkab muutuma ja kui muutused tulevad sisse, siis teage ühte asja. Nii kui turg näeb, et tulevad sisse mingisugused uued asjad ja muudatused, nii kohe tuleb ka alguses oma positsioonide kinni panemine ja tuleb korrektsioon sisse, ehk siis olge selleks lihtsalt valmis. Ja kui te näete, et näiteks mingisugused uued asjad tulevad sisse, siis selle peal saab ka mängida ja ära kasutada kauplemisvõimaluse enda jaoks. Meil ju vahet pole. Me võime müüa, osta indekseid, mis iganes saame nendega teha. Nii. Nüüd vaatame naelusti. Tegelikult pilt on peaaegu sama. Aga pilt on sama siin, kui Bushi ajad olid, aga kui on Clinton või Obama ajad, siis tegelikult me näeme, et nende ajal kurss oli tegelikult ühes vahemikus siin 1.5, 1.7 ja alles praegu siis pärast Brexitit, see Brexit andis meile impulsi allapoole ja seega hind on hetkel siis 1.3, aga muidu, kui seda Brexitit ei oleks olnud, siis arvatavasti ka see hind oleks hetkel seal 1.4 peal, 1.45 peale. Et see impulss siis andis meile sellise olukorra. Aga samamoodi, nael oli väga kallis ja pärast sai ka suure sellise mulli endale, kus ta läks väga kiiresti nõrgaks ja ühel hetkel ta oli peaaegu, maksis ainult natukene rohkem kui euro, ehk siis ühe naela eest sai 1,01 eurot, aga tegelikult see suhe oli alati seal 1,25 peal. No hetkel ta on 1,14, 1,15 peal. Ehk siis nael on peaaegu nagu euro, aga rohkem ta vist nagu euro ei ole, ehk siin see sõltub sellest, mis siin hakkab pärast seda Brexitit toimuma. Et seda peab ka hoolega jälgima. Siis te peate vaatama seda majandusolukorda USAs ja samamoodi ka Inglismaal. Üks asi, mis mul kahe silma vahele jäi, on see, seda juhtub vist harva, aga ikkagi võite endale seda ka kirjutada, et kui Barack Obama sai Ameerika presidendiks, siis sellel päeval Dow Jonesi indeks kukkus 5%. See on väga palju, kui näiteks hetkel on see 18 000, siis 5% on 900 pipsi. No ma arvan, et keegi olles kaines peas, keegi ei panusta mingisuguse ei pane sellise tavalise tehingu ja hakkab lootma, et kui nüüd tuleviku president saab, siis kohe esimese päevaga tuleb ka see korrektsioon ja nii suur. See vist juhtus ühe korra. Ma arvan, et teist korda sellist kukkumist lihtsalt ei tule. Lihtsalt turg ei luba sellist kukkumist. Ja miks 5%? On selline reegel, kui keegi veel ei tea, kui S&P või Dow Jonesi indeks ühe päevaga või ühe tunniga kukub 5% või rohkem, siis turg pannakse kinni. Selleks, et see müük ei muutuks paanika müügiks. See on selline reegel. Arvatavasti sel päeval, kui Barack Obama sai presidendiks ja turg kukkus 5%, ma arvan, et sel päeval lihtsalt indeksite kauplemine pandi kinni selleks ja siis kõikidele tehti selgeks, et rahunege maha. See on uus president ja ta teeb asjad palju paremini kui eelmine. Ja järgmine päev kõik läks üles juba. Selline tuju muutmine võib olla. Nii, nüüd lähme edasi. Väga huvitav selline paar
on siis ust-jeeni paar. Te küsite, mis siin huvitavad üldse on? Huvitav on siis selline asi. Siin alates umbes sellest ajast, kui mina hakkasin kauplema, ehk 2003 aasta, siin kuni 2008 tegelikult oli niimoodi, et me nägime Bushi ajal indeksid tegelikult alguses esimesed 7 aastat kasvasid ja siis viimasel aastal, kui ta oli president, siis nad langesid, siis tuli masu peale. Okei, siis nad langesid. Aga mis jeeniga oli huvitav, on see, et kui indeksid kasvasid, siis jeen nõrgenes. Nüüd sellist asja rohkem ei eksisteeri. Ehk turu market makerid, mis nad tegid, et nad vaatasid, et see on natuke lihtne kauplemiseks. Terve maailm teeb järgi, et kui indeksid on rohelised ja kasvavad, siis ka jeen nõrgeneb. Siin jeen alates 1. august kuni 1. aprill 2015 ta kasvas sellepärast, et jaapanlased pumpasid triljonid jeene turu sisse ja kui sa pumbad lihtsalt raha sisse, siis investorid saavad seda raha tasuta ja peavad seda investeerima. Aga kuhu nad saavad seda investeerida? Otse loomulikult aktsiatesse või siis kuna Jaapani pank prindib Jaapani jeeni, siis sellest jeenist peab lahti saama ja ostma midagi muud. Kas teist valuutat või siis investeerida seda kuskile näiteks Austraaliasse. Ehk siis toimub totaalne jeenist lahknemine selline. Ja siin on ilusti seda näha, kui see pank hakkas seda printimist, siis nad surusid seda päris allapoole. Ja see oli väga hea uudis jaapanlastele, sest nende majandus on export-oriented ja nad võitsid endale natukene aega sellega ja nõrk jeen andis neile rohkem jeene majandusaasta lõpuks. Seega nad said profitit, kasumit, aga nüüd Dow Jones indeks ja S&P kasvavad edasi või siis on tipus, aga jeen on nüüd omaette ehk rohkem sellist asja ei ole, kus ta peaaegu 100% jälgib turgu. Ta nüüd elab oma elu ja mille peale võiks siin tähele panna, on järgmine asi. Kuidas mitte ainult raha pumpamisega jeen nõrgenes. Alguses võeti vastu seadusi, mis andsid suurtele firmadele rohkem sellist võimsust ja sellist kindlust ehk selline asi nagu corporate tax ehk seda vähendati Jaapanis ja nüüd Ameerikas on see corporate tax kõige kõrgem. Ta on 39% ja tegelikult investoritele meeldiks selline olukord, kui järgmine president langetaks neid vähemalt natukene. Ja see, kes räägib sellest, et ta lubab seda corporate tax langemist, kui ta saaks presidendiks, siis väga meeldiks investoritele ja see kandidaat võidaks endale mõned hääled. Niimoodi. Nüüd siis vaatame natukene siin, nii, või kui keegi on siin küsimusi küsinud,
siis vaatan küsimusi, hetkel veel ei ole, aga te võite küsimusi kirjutada, ma võin nende peale vastata, ehk siis kui nad siin ilmuvad mulle, siis vaatame seda just, millest ma rääkisin, on see Dow Jonesi indeks, vaadake, siin alates siis juuli tegelikult, tegelikult ta siin aprill sama, siin aasta alguses kasvas ja juba aprillis tegelikult alla, tegi väikse low, tegi väikse selle ja pidurdus tegelikult siin eelmise aasta mai maksimumi peal. Mis see tähendab? See tähendabki seda, et siit novembris võib tulla liikumine alla ehk korrektsioon, kui president alguses ei tee seda, mis lubas ja siis alles kasv või kui turule meeldib tuleviku president, siis võib kohe tulla ka kasv edasi. Ehk siis indeksite peal mingit liikumist ei toimu. Ja nüüd kõige huvitavam paar, mis võib hetkel olla ja kõige raskem kauplemiseks on siis euro-usti paar. Ja euro-usti paar on meil teiega siin väga raskes olukorras. Ta on väga suures kolmnurgas, sellises. Ja see liikumine siin viimase laines on nüüd päris selline huvitav liikumine. Ja ma arvan, et siin see on käimas siin see viimane laine, mis võiks pärast seda alles tulla see langemist. Aga samamoodi paar on hetkel kauplemiseks väga ja väga raske ja arvatavasti enne valimist siin mitte kuskile seda paari ei lasta. Sellest kolmnurgast välja ei lasta ja ma arvan, et hakkavad siin mängima edasi-tagasi ja lõpuks otsustavad siin üleval veel ära käia. Võib-olla just ära käivadki siin novembri alguses, kui need valimised toimuvad, aga praegult, kui kellelegi meeldib selline kauplemine, kus tegelikult graafik seisab ühe koha peal. See tänane liikumine siin, see on mingi 80 pipsi ja kui sa hommikul nüüd ärkad ja sul graafik nüüd, hommikul ärkad kell 8, graafik sul seisab ja alles kella 3 siin mingi liikumine hakkas pihta, arvatavasti mingisugune uudis tuli välja. Ma siin ette valmistasin webinariks, ei tea, mis siin juhtus, aga kella angus hakkas pihta. See tähendab ühte asja, sa siin terve päev passid, sa ei teeni siit raha ja see liikumine on tegelikult väga kaootiline. See oli siis Janet Yelleni Fedi istung. Sinna ajati, kõik teadsid, et tegelikult intressimäära tõstata ei tule. Lihtsalt meiega jällegi mängiti ja see mäng nüüd muutub väga huvitavaks. Siin mingit liikumist ei toimu, seega sa lihtsalt hetkel wait and see, vaatad, kuhu võiks see paar minna ja siis, kui ta lõpuks kolmnurk lõpeb ära, alles siis hakkad kauplema. Minu meelest, kuna kolmnurk siin tekib, kui ta on sümmeetriline kolmnurk downtrendis, siis ka kogu liikumine pärast seda, kui kolmnurk saab otsa, peaks alla minema. See on reegel selline. Kui kolmnurk tekib downtrendis, siis ka väljaminek on allapoole. Kui kolmnurk tekib uptrendis, siis ka väljaminek on ülesse. Nii, hetkel veel ühtegi küsimust pole. Siis jeenipaarid sellised. Hetkel, kui me vaatame siin jeenipaare, siis samamoodi see oli siis puhas raha pumpamine, see kollane asi. Raha pumpamine lõppes ära. Reegel on järgmine. Kui sa siit alt hakkad
pumpama raha sisse, siin lõpetad, mis teeb turg. Turul rohkem vaba raha pole, alguses ta hakkab fikseerima ja lõpuks keegi juba ei taha edasi üles minna ja mis nad teevad, tegelikult võib juhtuda olukord, kus paari aasta jooksul jeen jällegi läheb siia ja saab jällegi väga kalliks. Seda peate vaatama. No, hetkel on vist samamoodi siin väga huvitav situatsioon, kus on samamoodi tekkimas selline olukord. Downtrendis võib olla tulemas kolmnurk daily peal ja kui te nüüd läbi lööb, siis ka läheb edasi. Aga jällegi minu pakkumine on see, suuri liikumisi turg ei taha alustada enne, kui valimised on läbi. See on vist hetke põhistsenaario, mida ka hakatakse mängima kõik suured mängijad. Seega oktoober võib võtta väga rahulikult ja kiiret meil ei ole kuhugi. Ainult siis, kui te näete väga head võimalust, siis võib midagi teha. No, kuna kõik hakkavad jälgima ka nafta hindasi, siis mul siin väga raske joonis, lainete joonis, aga ma arvan, et siin mingi hetk nafta hakkab kallinema. Et hetkel samamoodi, kui me vaatame, nafta teeb korrektsiooni juba alates siin augusti keskpaik. Ta on juba korrektsioonis rohkem kui 1,5 kuud. Ehk samamoodi see on meile vastus selleks, et keegi ei taha alustada uut trendi, kas alla või ülesse, siin vahet pole, enne kui presidendi valimised on läbi. Ja kuidas siis kauplemisse lähtuda, kui hetket liikumist pole? No siin üks ainuke soovitus on, ehk vaata, mis oli mitte see aasta, 2016, vaid vaata seda trendi, mis oli detsember 2015, jaanuar 2016, ehk vaata aasta tagasi, mis trend oli. Ja see, mis siin toimus alates mõnedel paaridel, näiteks nagu naftal siin augustikuust või mõnedel paaridel nagu euroist siin mitu aastat, ehk kui trendi pole, siis vaata seda esimest liikumist. Seda nagunii arvatavasti kaugele ei lase seda liikumist. Mis ma mõtlen selle all? Näiteks kuld. No, toimuvad mingisugused valimised ja alguses ta natukene veel kukub. Kui ma nüüd vaatan seda suurt trendi, siis ma näen, tegelikult kuld kasvas. Ja kui ta isegi alla kukub, siis pärast peaks jätkuma see suur trend siin ülesse. Ja mida rohkem ta alguses kukub, seda paremat sisenemispositsiooni ma saan. Ainuke küsimus on selles, kui kauaks ajaks ma suudan seda tehingut lahti hoida. Ehk mõnele inimesele on 5 tundi väga suur aeg tehinguks, aga mõni inimene suudab terve kuu hoida lahti seda positsiooni. Siin vist võidab see, kes hoiab seda positsiooni natukene rohkem ja kauem lahti. Ja see, kes kiirustab, see võib võtta tükikese ühelt kohalt, tükikese teiselt kohalt ja niimoodi kaubelda.
Ehk siis ma samamoodi kahtlen, et meil siin pikaajaline investor on olemas, et ikkagi me kõik kaupleme päeva sees. Aga kui me kaupleme päeva sees, see annab meile võimaluse, kui trend, selline kasvav trend jätkub, siis see annab meile võimaluse heade sisenemiskohtadele, mis me saame, meile pakutakse, siis me ostame jälle ja võib-olla isegi teenime rohkem raha kui see inimene, kes võtab ühe pikaajalise positsiooni sisse. Ehk meie läheme sisse, võtame midagi, siis hind korrigeerib, läheb natukene allapoole, siis me võtame jälle ja niimoodi tükk sealt ja saame rohkem kasumit kui pikaajaline investor. Et selline väike nõuanne, et siin minul oli siis, kui ma kauplen alates 2003, mul oli siis valimised 2005, siis ma olin veel roheline, 2 aastat kauplemist ei ole mitte mingi aeg siin Forexil. Ja siis, kui juba olid Obama valimised, siis ma mõtlesin, et tuleb mingi selline huvitav liikumine. Tegelikult alguses ei tulnud mitte midagi ja alles pärast tuli see liikumine Dow Jonesis ja Euroustis, kus ust hakkas kohe kiiresti kasvama. Ehk siis nüüd ma olen võib-olla natukene targem ja ootan ära mitte 8. novembrit, vaid seda päeva, kui juba ofitsiaalselt Obama jaanuaris annab üle oma tooli järgmisele USA presidendile. Vot selline lähtumine, selline strateegia võiks olla, kui kaubelda seda USA presidendi valimist. Nii, nüüd on meil aeg siin 5 minutit ikkagi. Nii, on olemas, kas kulla liikumises on tunda valimiste lähenemist. Ja siin on samamoodi, vaata, juba tegelikult juulist, no siin jaanuaris, nagu ma ütlesin, seda võib just vaadata, et jaanuar kuni siin märts, seda võib veel lugeda trendiks. Ma täpselt ei tea, mis oli see siin mai kuni juuli, seda ma ei mäleta, mis oli siin. Aga okei, see oli Brexiti uudis. Nii okei, Brexit siin tõi ülesse, aga alates Brexitist tegelikult mingit trendi ei ole. Edasi ülesse nad ei lähe hetkel ja keegi neid ei lase veel ülesse, et kõik ootavad. Ja kui me vaatame veel, siis siin samamoodi saab joonistada sellise ilusa joonekese ja tegelikult siit võib selline ilus veel korrektsiooniline kanal tulla välja ja näed sa 1, 2, 3, 4 korda ülesse proovisid, aga see trendline all kallega, see veel ei lase meid edasi ülesse seda kasvava trendi jätkamist. Sest kui me vaatame, siis siit alates oktoober hakkas pihta uus kasvav trend. No ja praegult nad võtsid pausi ja arvatavasti, kui nad nüüd pääsevad sellest sellest langevast trendline'ist ülespoole, siis ka hakkab pihta uus suur kasvav trend edasi. Nii, kui Trump saab presidendiks, kas võib järeldada ust järsku lühiaegset langust, kuna enamus valimismaht arvab, et tegu ei ole eriti hea. Ja see on õige lause. Samamoodi mina ka ootan. Trump tegelikult ei ole mingi suur poliitik, ta on ikkagi ärimees ja alguses siit võib mängida selle peale, et seda võib ka Bloombergist ja CNN-ist välja lugeda. See tegu on sellise ärimehega, mitte poliitikuga ja kuna poliitikast on väga roheline, siis alguses ta võib rääkida asju, mida eriti ei tohi isegi rääkida, ehk võib-olla mingisuguse lause viskab välja, nagu ta on juba teinud siin, mis vähendas kohe tema poolehoide numbri päris kõvasti, ehk ma ei mäleta täpselt, millest ta rääkis, aga samamoodi nagu ta tegi nüüd eile TV selles võistluses, kui ta
pani esimesse ritta selle Clintoni mehe, selle naise sinna, et ma ei tea, milleks ta seda tegi. Aga jah, et tegelikult, mis mina ka ootan, on see, kui Trump saab presidendiks, lühiajaline selline korrektsioon euro-USA dollaris võib juhtuda ja just nagu ma joonistasingi, võib-olla selle peal lähebki euro-ust lõppude lõpuks sinna üles, lõpetab ära selle E-laine, läheb siit läheb siia üles, lõpetab selle E-laine ära ja pärast juba jätkab see USA dollari tugevnemistrend, sest Euroopas ei muutu mitte midagi. Asjad lähevad aina hullemaks ja hullemaks ja Draghilt arvatavasti varsti hakatakse ootama uusi sammu, kuidas olukord võiks parandada. Nii, seda küsimuse, selle peale sain vasta. Nii, see teist korda läks, nii, nüüd meil on jäänud siin 2-3 minutit aega. Nii et kui meeldis see webinar, siis saate vaadata seda veel YouTube'is meie kanali peal ja samamoodi alates järgmine esmaspäev ehk 3. oktoober kell 9 hommikul kuni kella 10 hakkab toimuma täitsa uus webinar. Ja kui see hakkab teile ka meeldima, siis hakkame tegema seda iga nädal, iga esmaspäev kell 9 see hakkab ilmuma. Ja seal vaadatakse laineid, tehnilist külge ja fundamentaalset külge. Ehk siis te kõik, ma arvan, teete mingisuguse kauplemisplaani valmis pühapäeval ja siis samamoodi ma hommikul vaatan 3 küljest graafikute peale ja siis vaatame, kas minu plaanid on samasugused nagu teil või te leiate mingisugused huvitavad vihjed minu käest ja kui see hakkab meeldima, siis hakkame ka seda läbi viima iga esmaspäev kell 9. Ehk siis, kui hakkab see kauplemisnädal pihta, siis ka paneme plaanid paika ja hakkame ilusti ja tublisti kauplema. Nii, ühele inimesele juba meeldis, et aitäh teile. Ja siis ma arvan, et pange ennast kirja juba, ma arvan juba täna pandi välja see webinar 3. oktoober kell 9 hommikul. Ehk siis hommikukohvi pluss väike ülekanne peaks teie tuju rõõmsasti tõstma ja ma arvan, et kõikidel hakkab see asi ka meeldima. Et siis 3. oktoobrini siis näeme jällegi siin ekraanide taga. Ja aitäh teile ja edu kauplemises. Nii, oota. Mulle meeldib ka Elliot Waves analüüsiks. Aitäh sulle. Okei. Nii. Tore.